Ja nüüd on aeg vestluseks, aga sugugi jällegi mitte ainult kuulamiseks, vaid ka küsimiseks. Meie arutelus osaleb 4 inimest, kes kõik siis eri nurga alt liikumist arendavad, liikumist ja sporti ja alustamegi väikese tutvustusringiga. Pipi-Liis Siemann, Riigikogu liige ja Essa Järvamaa, juhatuse liige. Tervist! Taavi Parts, Väätsa tervisekompleksi juht. Henek Tomson, kellega me juba ennist kohtusime, aga aplaus ikkagist. Ja Aina-Lar Johanson. Ja ma teeks sellise soojendusringi kõigepealt. Lähme siit järjest. Esiteks, mis on lemmik liikumisala, spordiala, millega ise igapäevaselt või iganädalaselt tegeled? Me siin just ennem arutasime ja ma rääkisin, millega ma ei armasta tegeleda, aga ma ütlen siis, et kõige lihtsam ja kõige tavalisem on ikkagi jooksmine. Ütleme siis niimoodi, et liikumine looduses. Ärme isegi ütle ja kasuta sõna jooksmine tingimata. Ja kui läheme nüüd pisut Järvamaa liikumisharrastuse ja spordi sisuküsimuste juurde. Essa Järvamaa, mis on siis selline igapäevane tegevus sihtasutusel just spordi ja liikumisharrastuse alal? Peale selle, et meie töötajad muidugi on kõik hästi liikuvad ja sportlikud ja tervislikud, siis ega me igapäevaselt ikkagi sihtasutuses ei tegele otseselt liikumise ja spordiga. Meil on head partnerid, kes seda teevad, ehk siis Järvamaa Spordiliit kindlasti, kellele siis läbi meie sihtasutuse omavalitsused ka teatud sellist toetustegevusteks annavad ja ka riigi toetust. Ja loomulikult on meil siis head partnerid nagu näiteks Triatloni Akadeemia, kes siis korraldab spordiüritusi. Meie ise siin oleme pigem siis võib-olla sellised aktiivsed osavõtjad ja kindlasti ka omavalitsuste ühiste seisukohtade kujundajad. Et sihtasutuses on siis 3 omavalitsust, nende juhid saavad peaaegu iga kuu kokku ja kui on ühiseid spordiüritusi, liikumisüritusi, ka motospordiüritusi, mis võiksid tuua siis ühelt poolt inimesi Järvamaale nendes osalema ja teisalt muidugi pakuvad siis meie enda elanikele võimalusi. Nii et need on need, mille üle me siin arutame. Aitäh. Taavi, Väätsa tervisekeskus. Väga lihtne küsimus, kui palju... Tervisekompleks. Jah, väga lihtne küsimus, kui palju tervisekompleksis nüüd tuleva suvel siis sündmuseid toimub, kas kogu suvi on täis planeeritud? Laagreid siis? Laagreid. Jah, kui nüüd see suvi vastu võtta, siis on ainult 2 vaba kohta, nii et selles mõttes jah, et 12. juuni tuleb esimene laager ja viimane läheb siis 28. august. Et selles mõttes võib öelda, et peaaegu tegu täis. Ja kas kõik on väljast poolt, kui paljud on seest poolt, nii-öelda Järvamaa konteksti? Ma arvan, et pigem tuleb rohkem väljast, aga meil on ka kohalikke siin, aga ma arvan, et osakaal võiks olla 70 väljast, 30 siit lähedalt. Ja kõigile majutuskohti jagub? Jaa, siiamaani oleme hakkama saanud, on mõned laagrid, kus jääb natukene puudu, aga siis me kasutame lisakohti, aga ma arvan, et sellel aastal saame väga hästi hakkama, kuna kõige suurem laager enam sellel aastal ei tule, mis on siis muidugi paha. Aitäh. Henek, näed igapäevaselt Eesti siis liikumisharrastusega seonduvat nii-öelda kõrvalt ja kaugelt ja võib öelda ka, et helikopteri pildilt, mis Eestis nii-öelda toimub, kui peaksid nimetama midagi, mida Järvamaa puhul välja tuua või esile tuua, mis silma paistab kaugemalt, mis see oleks? No tänane päev siin, ma just enne rääkisin kolleegile, et see on eestrindlik, kui tõstetakse tase selleni, et juba on ka videokaamerad kohal, et see on nagu selline eeskujuks olemine juba, kus seminaril, meil on, saal on tegelikult ikkagi päris palju rahast on ja nüüd see jõuab veel rohkemate inimesteni, kui meil on kaamera ka veel olemas, et sellised head näited ongi, kus inimesed tulevad kokku ja mõtlevad sellel teemal, et see on juba hea.
algatus, sest paljudes kohtades ei ole sellist kultuuri veel kujunenud. Et muidugi loomulikult me saame rääkida nendest sündmustest, mis siin piirkonnas toimuvad, me saame rääkida, kuidas võib-olla turismi tahame ka siin arendada, aga noh, kõigepealt ikkagi see, et inimesed tulevad kohale ja kuulavad selle teema nii-öelda seoseid tervikliku tervise nii-öelda poliitikaga. Aitäh ja Ain-Alar, samuti näed sellist suurt Eesti pilti, teed Eesti erinevates paigus sündmuseid. Täna räägime küll peaasjalikult Järvamaalt, aga kui nüüd vaadata Eesti konteksti, kas on mingi kogemus mujalt Eestist, mida sa kindlasti tahaksid üle kanda Järvamaale? No see kogemus on erinevaid, et kõiki kindlasti ei taha üle kanda, aga ma arvan, et meil Järvamaaga ja sihtasutus Järvamaaga ja kohalike omavalitsuste, kuna me teeme triatloni, korraldame kõigis 3 vallas, siis meil mingi ajaperioodil kogu aeg kõikide valdadega koostööd käib ja rääkimata siis Paide-Türi rahvajooksust, siis see koostöö on väga hea olnud. Et mis nagu silma torkab, on see, et Järvamaa valla nii-öelda siis inimesed või kogukond on alati sündmustega kaasatud, et lähen Türile triatlonit korraldama, siis jooksurada ei peagi ise tegema, siis teevad kohalikud ära, või nad tulevad kaasa. Ma toon näite näiteks Viljandist, mul ei mitte ühtegi kohalikku vabatahtlikku, mitte ühtegi. Et see näitab seda, et nagu kohalik kogukond, neil läheb korda, mida me teeme, nad on valmis kaasa tegema ja seda koostööd on. Et ma arvan, et see on lihtsalt hästi positiivne ja niisugune hea näide. Väga hea. Paneeli teema, mis on siin samuti siis näha, eks ole, kuidas liikumisharrastus ja sporditurism aitab maakonda arendada. Ta natukene ju ka mõtteliselt jaotub 2. Üks on liikumisharrastus, mis on, mulle tundub justkui niisugune sisemine ressurss, eks ole, millega me peame siin koha peal väga tegelema ja teine on siis või sisemine võimalus ja teine on sporditurism, mis on selline väline võimalus tuua veel siia inimesi juurde. Ja siin juba eelnevalt jutu sees ja ettekannetes natukene on räägitud, et kes millega justkui tegeleb. Ma tahaksin sellist Eesti spordi hierarhiat korraks nagu kaardistada. Küsin või tegelikult võivad kõik vastata. Meil on ministeerium, meil on olümpiakomitee, meil on liikumisharrastuse ja kompetentsikeskus, eks ole. Meil on maakonna siis arenduskeskused, siis on omavalitsused. Kes mis rolli mängib näiteks nende samade, kes nüüd peaks tegelema Järvamaa liikumisharrastusega või kuidas üldse jõuab siis riiklik strateegia siia, et me ühtemoodi kõigest aru saaksime. Kas keegi tahab hakata seda kuidagi lahti harutama, et kust see niisugune suur plaan jõuab nüüd näiteks tervisekompleksi juhini välja, kes võiks seda siis ellu viia siin kohalike inimestega? No ma võin selles mõttes alustada, et mul on üsna selge endal oma mõte. Ma ei tea, kas see on teistega ühesugune, aga ma olen väga veendunud, et ülevalt ja kõrgelt võib hästi palju plaane teha. Aga kui sa tervisekompleksi Taavi ikkagi ei võta asju ajada ja eest vedada ja ei korralda, no siis ei juhtu mitte midagi. Ja pigem ma ütlen teistpidi, et see, et liikumisharrastus Järvamaal oleks rohkem ja püsiks, see tegelikult sõltub ikkagi pigem kohalikest inimestest. Ei aita strateegiad. Ehk et kui kohalikes omavalitsustes, ma rõhun nagu pigem kohalike omavalitsuste peale, kui seal on ikkagi au sees liikumisharrastus, seda tegelikult ka tehakse nii oma asutustes, oma asutuste klientidega, olgu nad lapsed, lapsevanemad või kooliõpilased või kooliõpetajad, siis liikumisharrastus levib. See on nagu pisik, eks ole, sel juhul. Aga pisikut peab levitama inimeste seas. Ministeeriumis vaadake, see on selline kinnine asutus, sealt pisikud väga ei pruugi levida laiali. Et mina soovitan ikkagi, et koha peal levitada pisikuid. Ja teine pool see, mis puudutab nüüd sporditurismi, no seal on veidikene keerulisem, et seda me näiteks Järvamaal oleme läbi aastate ju palju mõelnud. Seda kõik spordiürituste korraldajad proovivad võimalikult palju ka väljapoole ikkagi oma maakonnast
teavitust teha ja meil on ju teatud sellised tähtsündmused siin olemas, no Paide-Türi rahvajooksu teavad vist Eestis ikkagi, vähemalt Eestis, ma usun kõik inimesed, aga isegi siis ei ole väga lihtne seda osalejaskonda kasvatada. Nii et siin ilmselt on vaja ikkagi kogu aeg mõelda, kuidas seda juurde saada. Eriti, kõik ei pea olema muidugi laiemale ringile, aga sporditurism on nagu natukene võib-olla meil kasutamata, ütleme siis võimalustena veel Järvamaal. Aga Taavi või Ain-Alar, kui palju te näiteks ise jälgite strateegiaid riigi tasandi või siis maakonna tasandi ja proovite sealt nii-öelda asju üle võtta? Või on ikkagi nii nagu Pipi-Liis nagu tegelikult välja pakkus, et asi spordis ja liikumisharrastuses algab rohujuure tasandilt, algab tegijatest, eks ole, ja sealt need asjad liiguvad pigem ülespidi. Ma arvan küll, et pigem vist rohkem niimoodi, jah. Et... Mina kasutaksin Ivo Linna sõnu, et Ivo Linna ütles oma naise kohta nii, et oli naisega arutelu olnud ja naine oli öelnud, et teeme ikka nii, nagu mina arvan, see on kõigil parem. Et ma olen tegelikult seda meelt, et mitte midagi ei juhtu, kui ei ole kohalikku fanatismi või kohalikku initsiatiivi. Me võime siin hüpata, karata, teha mis iganes, me ei saa teha, ma ei tea, triatloni sündmust koerus, kui mul ei ole pidepunkt, mul ei ole, ma ei saa lihtsalt minna ja teha seda. Ehk et see kohalikust initsiatiivist hakkab pihta ja kui see initsiatiiv on olemas, siis on oluline, et on strateegiad, on tugi, on nagu seda võimendust sinna juurde panna. Aga ma arvan ikkagi see kõik hakkab ju pihta, kui me vaatame täna, mis spordis toimub, suusakeskused, kus on fanat ees, need toimivad, on seal lumi tehtud, seal rajad tehtud ja kõik muud asjad tehtud või siis mingid muud spordiasutused, et see hakkab ikkagi sellest inimesest pihta ja see kõige suurem väärtus ongi see inimene, et me ei saa sinna midagi muud teha. Strateegiad on olulised, loomulikult me jälgime seda, et me ju tahame olla ka eesrindlikult oma sündmuse korraldamisega täpselt samamoodi, et kui oli sõda algas, siis Kultuuriministeeriumis oli suurelt üleval, et soovitame mitte Valgevene ja Vene osalejaid võtta. Mõtlesime, et me oleme siis, see ei ole käsk, aga see on soovitus. Ja siis me tulime sellega välja, saime pikki näppe väga suurelt, rahaliselt väga suurelt, aga me jälgisime seda. Ja ma arvan, et see on ka õige. Et selles mõttes tagasi tulles kohaliku elu juurde, siis ma arvan, et väärtustame neid ägedaid, toredaid, entusiastlikke inimesi, nagu siin strateegias kirjas oli, et kui sul on nagu seda sädet sees, siis tuleb seda hoida. Üks, mis on vist strateegiate puhul ikkagist või mingit üldse selliste dokumentide puhul hea ja tähtis on seesama see visioon, eks ole, tõid ka ennist välja, et tegelikult me peaks olema ju mingi siht silme ees, mingisugune sõnastus silme ees, kuhu jõuda. See oleks tore küsimus teile nüüd kõigile vastamiseks. Mulle meeldib selline tulevike mõtlemise metoodika. Kui me mõtleme nüüd, sest tulevikud, eks ole, et ei ole ainult üht, meil on tohutu võimalus erinevaid. Mis oleks ideaalne, Henek, võid esimesena vastata sinu jaoks nüüd liikumisharrastuse koha pealt ideaalne tulevik? Kas see on see, et me jõuame Põhjamaade tasemele? Põhjamaade tasemed, ma tean väga hästi, Norras ei olda üldse rahul, et nende rahvas liigub liiga vähe. Et samamoodi probleemid on täpselt samad, lihtsalt nad ei võrdle ennast Eestiga, eks ole, või nad panevad enda latti veel kõrgemal, eks ole. Nüüd, kus see selline suund võiks olla, on ikkagi see, et valdav osa, eks ole, elanikkonnast on õnnelikumad ja mis see nagu lõppeesmärk ongi see ju, et nad on terved ja õnnelikud inimesed. Et fundamentaalselt see ei pea olema, et kui palju sa minuteid nagu nädalas teed. Fundamentaalselt on just see, et kui rahul sa oma eluga oled, kas su pere on terve ja kas sa ise oled terve, eks ole. Ja sealt tulevad juba töövõime ja kõik muud nagu aspektid. Aga ütleme, siin tahaks selle strateegiate koha pealt ka korraks kokku pakkida selle asja, et meil on väga raske riiklikult panna näpu peale, kus on probleem, kui me ei kaardista seda nii-öelda, ei analüüsi neid piirkondlikke eripärasid ja ei tee nagu mingit strateegiat. See on see viis, kuidas näiteks praegu käivad arutelud ministeeriumite vahel, et kuidas me saaksime maakonniti täpsema liikumisharrastuse seisu teada.
ja seda ei ole nagu praegu sellisel kujul koondatud, et kohaliku omavalitsuse lauale saaks panna ühe korraliku tulemuse ja veenda, et kuulge, teil on siin ikka nagu puuduv lüli või puslest on tükk puudu. Kuidas me seda parandame? Vot sellist asja ei ole. Ja nüüd, kui seda strateegiat ka üldse ei ole seal ümber, siis me ei räägi isegi mingist uuringu tellimisest. Et vot see on see oluline koht, kus strateegia mängib oma rolli, et kujundada poliitikat ja suunata ressursid ehk siis rahastus. Aina-Laar on ise just seesama investeeringu näide, mis tööd, et riik paneb 1 euro sisse ja saab 10 välja sealt tänu teie üritusele. See on täpselt seesama asi, et see sobitub ka nende strateegiasse, sest et paneb rohkem liikuma ja samas toob ka riigile rohkem raha sisse. Võtame korraks Taavi näite, mis on sinu ideaal tervisekompleks tulevikus? Mis on ideaal? Milline see võiks olla? Kes seal võiks käia? Kui palju? Kas on mõni selline unistus? No, siis võiks olla niimoodi, et meil tuleb suvi, kõik on välja müüdud, lapsed tulevad. Võiks olla nii, et kohalikel rohkem. Et kui praegu on 70-30 äkki, siis tulevikus võiks olla neid rohkem, võõraid nii-öelda vähem. Aga ma jäin mõtlema, et kuhu me peaks liikuma, et mis võiks olla tulevikus parem, siis mul kohe tuli meelde või mulle tuli pähe siuke mõte, et me võiks liikuda sinna, et lapsevanemad ei tooks lapsi autoga kooli ukse ette, et kui saaks selle tehtud, siis oleks juba parem. Ja mis minule endale meeldib, on see, võib-olla keegi pole nõus. Mina olen poolt, et kehaline kasvatus võib minna liikumisõpetuse nimi vist, eks, mis sisaldab palju rohkem, kui ta siis täna on võib-olla. Et tulevikus siis tervisekompleks rohkem laagrit täis, veel rohkem ja kehalise kasvatuse tunnid võiks olla siis mitmekülgsemad, sisaldada siis peaaegu kõike, eks, padelid, jooksud muidugi ka. Ja siis lapsed rohkem kooli jala või siis rattaga. Et see võiks olla see 3 sükest asja, mis mul kohe meelde nagu tuli, kui sa küsisid, kuhu me võiks liikuda. Ain-Alar, võtame siis näiteks selline Järvamaal toimuvad suursündmused või just see sporditurismi pool. Mis on see ideaal, kuhu me võiksime jõuda? No ma arvan, et kui me räägime kitsalt nagu sporditurismist, siis oleks tore see, kui inimesed kirjutaks pool aastat ette Paide rahvajooksu infomeilile. Tahaks väga tulla nädalavahetusel võtma, aga ei ole kuskil ööbida, et kõik on juba välja müüdud. Nii sündmus kui ka siis kui majutuskohad. Kui rääkida nagu, mida see nagu pakkuda võiks, siis ma arvan, et mida nagu ise mõtlen ja mida nagu kogenud võib-olla rahvusvaheliselt olen mõne rahvusvahelise sündmuse juures olles, siis ma arvan, et niisugust koostööd, mida võib-olla siin ka Sihtasutuse Järvamaa kaudu on võimalik teha, kus on laua taga sündmuse korraldajad, siis hotellid või teenusepakkujad, toitlustuspakkujad, kõik, keda see puudutab. Et mida me koos saame teha selleks, et see inimene, kui ta tuleb siia kohale, et ta oleks mõnus olla siin, et ta tahaks siia tulla. Et seal on nagu palju nagu pisikesi nüansse, et see turism on ikka hästi palju siuke emotsiooni küsimus. Kas sa oled teretulnud sinna, kus sa minna tahad ja kas sul on seal mõnus ja põnev olla, kas sa tahad oma pere nädalavahetus sinna panna. Ja siin on nagu koostööd vaja. Üks sündmuse korraldaja ei suuda seda üksinda teha. Me teeme võib-olla sündmuse ära, aga ta ju on sündmusel seal päevast võib-olla paar tundi, siis ta tahab minna sööma kuhugi, tahab kuskil majutada, ta võib-olla tahab perega veel mingit põnevat asja teha. Et see on nagu koostöö. Et ma arvan, et meil on täna harukordne võimalus Järvamaal olla nagu selles mõttes eeskujuks paljudele, kui me suudaksime koondada seda, sest hästi eestlaslik on teha asju oma mätta otsast ja üksinda ja siis vaadata kadedusega vaadata võib-olla nagu naabri aeda, mis seal toimub. Aga ma arvan, see edu võti on ikka sellest, kui me nagu istume ühe laua taha ja kaaristame ära selle suure pildi, kuhu me koos jõuda saame, kus me kõik võidame, kus meil kõigil on hea olla. Ja ma arvan, et seal on nagu võitu kõigi jaoks ja siis tuleb ka see turism. Kas sihtasutuse vaatest see on siis ideaalne koostöövõrgustik või on see veel midagi, on see ideaal
veel mõni ametikoht näiteks juurde luua, mis tegeleks sellega või? No ametikohtadega sinna jõuame siis, kui töö käib ja näha on, et noh, juba on väga-väga juurde vaja, enne peame ilma hakkama saama ilmselt. Aga Ain-Alari jutust väga tore, meil on näiteks olemas turismivõrgustik, kuhu turismiettevõtjad kokku käivad ja ma arvan, et võib-olla siit sinu mõttest edasi minnes, et väga võiks niimoodi arutada, pluss sinna liita ka need teenuste pakkujad, sellepärast et tõesti ka ise, kui ma kusagil rahvaspordiüritusel käin, pärast tahan sööma minna, siis kui on seal mingi ujula või spa, külastad hea meelega. Võib-olla on siin tõesti seda kokkupuute kohta rohkem, kui võib praegu iga ettevõtja üksi võib-olla ei oska seda niimoodi välja isegi mõelda. Nii et see võiks kindlasti meil olla selline käega katsutav, nii nagu eelmine kord oli, et eelmine kord tuli seminarist pallikastide idee, et võib-olla me siis nüüd teeme selle kohtumise turismiettevõtjatega ära. Et see võiks üks selline asi olla, võtan endale ülesandeks. Ja teine pool, kuhu me tahaksime jõuda, et seal seisab meil Maive, kes tegelikult on maakonna terviseedenduse eest selline koordinaator ja hoolitseja ja seda liikumisharrastust ja liikumist laiemalt me tõesti teeme ju ka mitte ainult loomulikult selleks, et olla rõõmsad, aga et olla ka terved, et need näitajad Järva maakonna kohta ikkagi ei ole ju rõõmustavad ja eriti probleem ja mure on ju sellega, et meie laste tervis ja tervisekäitumine vajab ikkagi ju väga tõsist sellist sekkumist, muidu kasvavad meile uued põlvkonnad, kes on palju haigemad ja ilmselt seetõttu võib-olla ka ma julgen arvata, et mitte nii õnnelikud, kui meiegi teiega praegu oleme. Et see on probleem ja seda probleemi me ei lahenda kusagil sihtasutuses jällegi, aga see hakkab kõikjalt kodust pihta ja siin on küll natukene, ma ise näen ka, et see riiklike strateegiate erinevus, sest näiteks terviseedenduses ka me räägime kogu aeg, me nagu veename üksteist, et vaadake, see terviseedendus on ikka jube hea asi ja liikumine on ka jube hea asi. Aga me oleme kõik ühel meelel, et see on nii. Et see veenmine nagu ei vii meid edasi. Mis meid edasi viivad, näed, varsti kohe on meil Jüri jookskõnd, eks ole. Need on olnud nagu tohutult ägedad, niipea kui tuleb mingi suurem selline vahva üritus, siis sinna tulevad inimesed ja tulevad peredega ja sõpruskondadega. Nii et mulle tundub, et natuke see terviseedenduse ideoloogia ütleb, et üritusi ei ole vaja teha, on vaja teha teavitust. Vastupidi, üritused toimivad minu arust väga hästi. Palju paremini kui teavitus. Kutsud, et tulge koosolekule, arutame liikumise üle, siis tuleb 1, 2, 3, 4, 5 inimest, aga kutsud, lähme Jüri õhtul jooksma kõndima. Näete ise, kuidas on. Nii et võib-olla ikkagi ja siin meenuti koroona aega ka ja kui me siis mõtleme, kuidas meil tegelikult liikumine ja selline liikumise harrastused, kuidas nad levisid jube hästi, eks ole, et nad olid nagu alternatiiviks paljudele teistele ära võetud võimalustele. Ma näen, et meil on tegelikult väga-väga palju võimalusi pakkuda inimestele ja ideaal võiks olla see, et pere ei lähe nädalavahetusel mitte Viru keskusesse shoppama ega kuhugi sellisesse kohta, mida ju juhtub, maainimesed nagu me oleme, vaja on seal ka käia, aga mujal ilmas minnakse matkama ja ronima või siis ma ei tea, on ka häid näiteid ja võib-olla neid tuleb ka rohkem tuua, näiteks mõni pere on võtnud, et supplauaga käin kõik järved suvel läbi näiteks oma perega, et endale mingid igaüks saab endale seada nagu iseenda eesmärke ja need ei ole, et ärme üldse räägi, et sportlikud eesmärgid, need ongi pigem sellised enda tervise ja enda pere vaimse tervise eest hoolitsemise eesmärgid. Nii et ideaal võiks olla see, et Järvamaa inimesed kõik liiguvad ja on tänu sellele terved. Oleme juba otsaga niimoodi lahendusi kompamas. Taavi, kuidas me saame rohkemat, siis ütlesid, et oleks ju tore, kui rohkem kohalikke, eks ole, kas või tuleks laagrisse, aga miks mitte iga päev sealt aasta ringi, eks ole, kasutaks kompleksi teenuseid, et kuidas me selleni jõuame. Praegu on muidugi hea variant, siin on paljud koos, võid välja hõigata ja kutsuda, eks ole, aga on veel mingeid selliseid igapäevaseid tööülesandeid, mida täidad selle eesmärgi nimel või kuidas selle ideaalini jõuda? Väga hea küsimus, väga raske küsimus. Eks selleks, et need laagrid tuleks Vätsale, ma arvan, kõige tähtsam on ikkagi raha. Ja ma arvan, lapsevanema seisukohalt, kui laps käib kuskil trennis, siis on ju seal vormid, kuutasud, turniirid, asjad, need on kõik väga kallid. Et ma arvan, kõige parem viis, kuidas saada laagrid siis toimima, on see, kui me suudame laagri summa viia võimalikult väikseks. Ta peab olema nagu tasakaalus. Nii et mis meil on praegu Väätsa tervisekompleks sooviks tõsta seda, et laagrid tuleksid meie juurde reedel ja läheksid ära pühapäeval, ehk siis niisugune nädalavahetuse laager. Aga kuidas seda teha?
et sa peadki saama need lapsed kuidagi nüüd veel pärast kooli reedel, et ta läheks sinna laagrisse, tegelikult on ju nädalavahetus nagu puhkekoht. Nüüd ma arvan, et raha mängib seal päris suurt rolli, et võib-olla äkki siis see summa tuua natuke madalamaks ja siis me suudame tuua laagreid sinna nädalavahetustele ka. Et näiteks täna, ma ei tea, kas nad juba sõidavad, aga üks laager tuleb meile Väätsale. Et me oleme ka küsinud, et miks te nagu siis tulete? Sest siin on lihtsalt nii palju soodsam, et midagi on siis nagu paigas, eks. Et ma arvan, et raha mängib seal nagu rolli, et tuua neid laagreid veel juurde. Ja täiesti nüüd Väätsa, vaadates ainult Väätsat ennast, kuidas tunned, kuidas seal läheb, et kas lapsed, noored, just need kõige nooremad, kas nemad tulevad teie juurde, kas nad on teist teadlikud, kas nad käivad trennides? Ja me oleme uus noortekeskus Väätsal, et meil on pigem, ei taha nüüd pahasti öelda, meil on pigem nagu veidi probleeme nendega, sest seal, kus on noored ja rahvas, seal tekivad siis mingisugused probleemid, mida peab lahendama. Seda me lahendasime siis nii, et me panime 2 uut kaamerat majja, sest ikka midagi toimub. Aga me tegime kriisikoosoleku lastega, siis on niisugune moodne sõna nagu kriis. Võtsime koolilapsed kõik kokku, rääkisime reeglid ära ja meil läks palju, nagu see olukord läks palju paremaks, et täna meil käib noori väga palju, aga kõige parem pilt oli võib-olla eile, kui ma õhtu 7:30 sõitsin Türile ja eile oli ju siis väga kehv film ja siis päris suur ports lapsi mängis õues kunstmuru peal palli. Et see on nagu hea, et nad ikkagi tulevad välja ja ma arvan, et kui nüüd järgmine nädal lähevad ilmad paremaks, siis meil seal, kus on staadion, mänguväljak, korvpalliväljak, et seal on meil noori täna piisavalt. Kuidas sellist mõju mõõta, ma ei tea, kas on üldse mingeid indikaatoreid väga niisugusel kohalikul tasandil, eks ole, võtame Väätsa ühe väikese koha, eks ole, et milline see mõju siis kogukonna arengul on mõju mõõtmine niikuinii keeruline. No, seal on mitu tasandit, ütleme nii, et kui nagu minna päris täpiks, ehk siis panna noorele seade peale, vaadata, mis see keskmine on, kas või 1 nädala aastas on ju. Et siis saab tegelikult mingid tendentsid ja tekitada sellised jooned näiteks aastast aastasse. Küll aga, mis on erinevad asutused siin teinud, on Arenguseire Keskus näiteks on teinud just äsja kohalike omavalitsuste teenuse disainimise sellise mudeldamise, et juhul, kui me tõstame liikumist näiteks nii palju või kehalist aktiivsust nii palju, et siis kui palju väheneks näiteks ravi, ma ei tea, kas järjekorrad või eelarve, mis iganes, eks ole, et selliseid asju tuleks nagu suuremasse konteksti ka panna. Siin kõrval oleva näite jätkuks lihtsalt tõstatan selle asja ka, et mis on lastega on üks suur nagu tuumprobleem on see, et praegu kui meil on sooritusele orienteeritud treeningud, siis võib juhtuda see, et oletame, et on esimene laps, kes on väga edukas, näiteks oletame, et teeb kergejõustikku, läheb sinna kõrgushüppevõistlusele ja saavutab esikoha. Eduelamus on väga suur. Ja siis kõrval on laps, kes ei ole nii hea kõrgushüppaja, aga treener ütleb, et kuule, et paneme sind ka võistlustele kirja või mis iganes, eks ole. Läheb ka võistlustele, võib-olla ta ei ole üldse motoorika ja kõige selle arengu võtmes jõudnud veel sellele tasandile, et võistlema minna. Nüüd läheb võistlusele, saab selle kogemuse, et mul ei lähe nagu väga hästi ja samas treener ikkagi näeb seda, et ainult see tulemus, ainult see nii-öelda tippsport, et see on edasiviiv jõud. Ja siis see teine laps mõtleb, et ma võib-olla ei saagi kunagi sellel tasandil ei treenigi ennast. Ja siis tekib see loobumis selline mõte ja mis siis saab, siis ta mingi aja pärast võib loobuda sellest. Et kuidas me seda lõhe suudame päriselt siis spordiklubide tasandil lahendada, et see on üle-eestiline probleem, see ei ole kindlasti ainult siin probleemiks. Aga see on nagu selline paradoks, et ühelt poolt tahame väga palju medali võita, väga palju seda, et noored jõuaksid kaugele ja oleksid edukad, aga teisest küljest me näeme ju tendentsi, et 99% nagu kukub ära ja ei liigu enam. Et see 1%, kes jõuab tippu, et mingi nagu mõtteviisi ja muutus peaks sealt tekkima ka treenerite vaatest.
et võib-olla Ain ise on tippsportlasena pikalt karjääri teinud, et mis sinu peas nagu selles mõttes käis nagu? See on päris keeruline teema minu jaoks. Et nagu rahvakeeli räägitakse siin lumehelbekeste generatsioonist, aga tagasi tulles nagu asja sisu juurde, siis mulle väga meeldib, mu poiss on 7-aastane, käib ujumistrennis ja ujumistreener on noor endine triatlet Kevin Siim ja iga kord enne nagu siis mingi kohaliku klubi võistlust või asja saad kirja, et okei, täna lapsed, me keskendume pööretele. Igaüks teeb oma selle ujumispöörde nii ilusti kui oskab. Ei ole juttu sellest, et sa pead võitma seda või seda tegema, aga sa keskendud oma detailile, et arendada iseennast. Ma olen väga selle poolt, et nagu läheneda selliselt, et nagu see toimiks personaalselt arenevas perspektiivis, mis nagu töötab. Küll aga on väga minu jaoks isiklikult, veel kord see Ain-Alar Johansoni isiklik arvamus, et minu jaoks on väga kurb vaadata, kuidas mul vanem laps käib koolis ja liikumistunnis ja seal liikumistunnis, kui ta jõuab 400 meetrit ära joosta, siis ta saab aplausi või kiitus. Ja siis ma mõtlen, et ma jõuan sinna samasse kohta tagasi, kus siin ka Mati nagu esitles, et kui palju on siis see liikumiseks nagu me ju areneme või ütleme, kui sa alustad, oled nagu ülekaaluline, hakkad kõndima, siis on nagu väga hea, aga see on alles esimene samm. Aga kui sa nagu oled koolilaps, noor, 13-14 aastat vana, kus sa peaksid olema juba nagu võimekas ja tegema mingeid asju, ja kui sa nagu jõuad 400 meetrit nagu niimoodi ära joosta ja siis sa oled justkui klassi tegija, siis mulle kuidagi nagu need standardid või väärtused on võib-olla paigast ära natukene. Et ma soovin, et tulevikus oleks võimalus selline, et kui lapsed lähevad kooli, siis ütleme see liikumis või siis füüsiline areng oleks samaväärne võib-olla vaimse arenguga, mis puudutab siis matemaatikat või meie erinevaid erialasid. Et seda väärtustataks nagu rohkem. Et täna nagu kuidagi on see mentaliteedi küsimus või on see programmi küsimus, aga see jääb mulje vähemasti lapsevanemana kogemuslik mulje, et see on nagu tagaplaanil või see ei ole nagu kindlasti mitte esimene, teine, kolmas või isegi mitte 5. prioriteet, kui laps koolist oma haridust saab. Üks tähelepanek veel sellel teemal, selles mõttes ka nagu väga nõus, et lisaks sellele nagu me ei saa ka sellist ülipehmet nüüd ühiskonda, et tehke nii nagu tahate ja siis olete õnnelikud. Et näiteks mu enda elust see näide, et 1. klassis ma käisin maakoolis ja ma pidin jooksma 500 meetrit ümber viimase kadaka ja tagasi koolini, et saada lõunasööki. Enne ei tulnud kõne allagi, et sa saad süüa, kui oli see tiir tehtud. Tänasel päeval ma ütlen, et kui nagu igal pool midagi sellist saaks normiks, lapsed, me ei mõelnud sellele, et oi, see on mega kohustus. Vahel muidugi mõtled, et kas täna ikka peab. Aga kui oli juba jooks sees, siis sa tegid ära ja sa olid palju rõõmsam pärast seda. Teine näide, see oli umbes 20 aastat tagasi. Aga nüüd ma käisin eelmine aasta Soomes, liikuma kutsuvad koolid, lõuatõmbekang on klassi ukse kõrval. Teeme järgi. See on see, kus see muutub normiks, et see ei ole enam pelgalt jutt, et võiks liikuda, peaks liikuma, vaid see on muudetud normiks, et sa automaatselt, sa ei saa nagu, ütleme, kui sulle pannakse siia mingisugune kast ruuduke ja sa pead hüppama seal peal, siis see nagu automatiseerub ja samamoodi need lõuatõmbekangid, et iga klassi kõrval on üks lõuatõmbekang ja automaatselt kohe nägid, et lapsed kasutavad seda. Et see on see mõtteviisi muutus, mida peaks tabama. Ja see on nagu joonistatakse neid neid maha ja terviserajal inimene jalutab, vaatab ja siis ikka teeb selle ja läheb jalutab edasi. Pipi, Liis. Ja ma väga loodan, et see, mida siin korraks Taavi ka vist ütles, et see liikumisõpetus, et nüüd kehalisest kasvatusest on saanud liikumisõpetus, see võiks tuua selle muutuse, sinna ta ju suunatud on, ma ei tea, kas ta toob. Sellepärast, et olgem ausad, meil ikkagi on kehalise kasvatuse tunde või siis liikumistunde, halbu näiteid on tegelikult palju. Treenereid ja õpetajaid, kes ütlevad, et minu enda üks lastest, kes armastas väga
kehalist kasvatust ja liikumist. Kui ikkagi õpetaja iga kord ise jääb koolimajja ja õpe on seljas, ütleb, jookske nüüd sinna veskisillale tagasi ja see on iga tund täpselt üks ja sama. Ma küsisin ka, et kas te teete ennem soojendusharjutusi või õpetaja räägib näiteks midagi või jälgite mingit, ma ei tea, paremal juhul pulssi, halvemal juhul enesetunnet. Ei, midagi sellist ei ole. Kõige austuse juures õpetajate vastu, see ei ole ilmselt see, milleks teda aga õpetatud on. Ja ega siis ka meie seal nooruspõlves, mina vähemalt olen nii vana inimene, et meie vahel ka kõik ei olnud täiesti hiilgav, et ka siis ja siin see sama, et ainult tulemus. Mina pidin saama 40-aastaseks, et hakata nautima jooksmist. Sest enne ma teadsin, jooksmine on see, et sul on see veremaitse kurgus ja hingeldad ja ei saa õieti hingata pärast tükk aega. Mul ei olnud head kogemust ja seda head kogemust mulle lihtsalt keegi polnud kõnelenud, kuidas see tegelikult võiks olla. Ja samas ei saa ka tõesti päris nii. Meil osad näiteks gümnaasiumid lähevad praegu seda teed, et tehke seda, mis teile meeldib. Mis on nagu võib-olla sammukene parem kui see, et ärge üldse tehke. Aga kui inimene teeb nüüd ainult seda, mis talle meeldib, osad on tublid ja neile meeldivad mitmed asjad, nad vähemalt proovivad mitmeid asju. Aga on neid, kes valib võib-olla kõige sellise lihtsama, ma käisin jalutamas. Õpetaja ütleb, oi kui tubli, käisid jalutamas, tore, paneme sulle selle hind ära, Aga ta ju tegelikult midagi muud sellisel juhul, seda väljakutset talle endale ta võib-olla ei püstita ja keegi teine ka ei püstita. Ja ta ei saa teada enne 40-aastaseks saamist näiteks, et ta võiks ka võib-olla midagi joosta või hüpata või rattaga sõita isegi või midagi sellist. Nii et ma arvan, et väikene selline asi, et vaat enne me ei saa suppi, seda enam tänapäeval ei tohi, aga mingisugune väljakutse peaks olema talle seatud. See ei pea olema võistlus teistega, aga see peaks olema nagu endast parem. Kui Kersti Kaljulaid oma presidendi ajal käis meil Türil, siis ta ka kutsus seal inimesed, et lähme koos jooksma. Lapsed ja ka täiskasvanud tulid hea meelega, sest oli tõre ja põnev. Ja näete, see töötas, nad tulid ja mina jäin siis kõige viimaseks. Kersti läks siis esimestega ees, seal olid kõvad jooksjad, aga mina jäin kõige viimaseks ja minuga koos olid siis sellised pisikesed lapsed päris ja koolilapsed. Ja teate, see oli ikkagi väga kurb, me hakkasime Türi põhikooli juurest minema ja meil oli poolel teel ka mitte veel Järveni, kuhu meil ei ole ju palju maad ja lapsed loobusid täiesti jooksmisest. Mõni oli kohe nii, et ma rohkem edasi ei tulegi, ka ei kõnni, sest ta ei suutnud seda teha. See on väga ikkagi hirmutav ja minu jaoks oli see ikka väga, ma siis katsusin neid motiveerida, pole viga, et kõnnime natuke, siis lähme edasi ja me tegime ikkagi selle ringi ära, aga see loobumine tuleb ikkagi väga kergelt, kui keegi üldse ei motiveeri ega ka natukene nagu meelita või sunni või ükskõik, mida me sinna siis välja mõtleme. Meil on tegelikult ju siin väga palju praktikuid koha peal olemas. Kas keegi soovib sel teemal kuidagi kaasa rääkida, vabalt võib oma kogemust jagada? Ma lihtsalt võtsin sellise asja lahti nagu riiklik õppekava. See oli seoses selle laste liikumisega. Tegelikult õppekava iseenesest, näiteks teine kooliaasta, ütleb väga hästi, mis asju see tegelikult õpilane tegema peab, et seostab kehalisi võimeid, arendavaid tegevusi ja harjutusi. Seab lühiajalisi eesmärke kehaliste võimete arendamiseks enda mõõtmistulemuste põhjal. Et kui me tegelikult ka olemasolevat õppekava rakendaks koolides niimoodi, et õpilane ise analüüsib ennast, ta mõõdab ennast, ta ei pea hüppama naabrist paremini, vaid endast paremini, siis me oleksime juba suure sammu edasi teinud, aga ta seab sihte, oskab mõõta ja analüüsida. Ja see on juba teises kooliaastas, ehk siis 4. kuni 6. klass. Ja nii edasi, et tegelikult me õppekava raames on väga ägedaid asju juba kirja pandud. Nüüd on see, et kuidas me seda rakendame, et kui me matemaatikast peame kodust 3 tulpa veel lahendama, kas me kehalises kasvatuses peame ühe järveringi veel jooksma, nii-öelda kodutööna tegema. Et me seda asju ei tee, meil on kekatund tõesti see 2 päeva nädalas, aga see, et me peaksime jälgima, et kuule, et ma järgmine trenn või järgmine kekatund oleksin parem, siis ma pean kõhulihaseid või kätekaid kodus ka tegema. Et see on nagu selle liikumisarvestuse või nagu selle õpilaste teema üks võtmekohtadest või arutelu koht. Meil siin on õpetaja ka, kuidas... Ja äkki Piret, kes tegeleb meil ju ka õpetajatega. Imavere kool ja liikumisõpetaja Taiga Lool, kes ei tunne veel. Et tegelikult see, mis sa rääkisid, et ta ei jõua, me olemegi selle sees ja me peame vaatama, et lapsi ära lõhu, sest väga paljud ei liigugi muul ajal kui ainult liikumistunnis. Ja me alustamegi väga tihti kõndimisest, alustame jooksmise õppimisest. Mul on väga tihti kellelgi aga paha, kui ta natuke pingutab. Ja ma kogu aeg lapsi jälgima, aga see ongi praegu, kuhu me jõudnud oleme. Ja see teadlikkus, millest Arto rääkis, see ei tule niimoodi.
see teadlikkus, et ta analüüsib seda, siis ta peabki tegelema selle liikumisega ja tegelema nende aladega. Ta ei hakka seda kunagi analüüsima, ta tuleb mingisugusest kogusest, et ta teeb selle asja ära. Talle ei meeldi see, sest see ei tule välja, tal on raske ja tänapäeva lapsed, nagu öeldi, need lumehelbekesed, ta ei tahagi pingutada väga palju, ta ei jõuagi pingutada, tal hakkab halb, tal on ebameeldiv ja siis see ongi nüüd see liikumisõpetus, kus me teemegi laiapõhiliselt väga palju erinevaid vahvaid, toredaid alasid. Toome hüppepallid sisse ja mina käin Imaveres jalgratastega, meil on jalgrattasõidutunnid, seda jõuavad paljud. Aga need, kellel on ülekaal, ta tunneb ennast hästi. Et otsidki kogu aeg neid erinevaid võimalusi, et teha erinevaid alasi ja et laps tunneks rõõmu sellest. Kui ta rõõmu ei tunne, siis ta taha. Tubli Taiga. See on need aastatunnetega juhtus. Et siin ka veel vist. Jah, palun. Mina olen Riina Õun Paide Hammerbergi põhikoolist, õpetan esimest kooliaastat. Ja minul on jälle see kogemus, et kui me räägime arengust, me ju eeldame, et meie lapsed arenevad, siis igasugune areng ikkagi tuleb siis, kui on kas või väikene pingutus. Me peame neid saama, et nad on nõus natukene pingutama, sest muidu jääbki, nad jäävadki loobuma. Et see pingutus on minu meelest see võtmesõna. Igas valdkonnas, mitte ainult ju füüsiline pingutus, matemaatikas on vaja ka pingutada ja siis me õpetajatena ütled ära siis tee, eks ju. Ikkagi nagu suuname neid, motiveerime, et ikkagi natukene peab pingutama, muidu arengut ei tule. Enne kui Ain-Alari juurde jõuame, korra võtan veel Pireti sealt vahele. Ma tahtsin kõigepealt esitada Taavile küsimuse ja siis niisuguse väikse repliigi. Sa ütlesid, sa tahaksid, et Väätsa tervisekompleksis oleks rohkem meie inimesi. Tähendab Järvamaa inimesi, sa mõtlesid selle all, eks ju. Et millega sa siis mind sinna nüüd meelitaksid, et mina siin Paide linna kodanikuna peaksin oma lastega sinna tulema. See oli esimene küsimus. Teine küsimus on, et üritused on väga toredad. See Jüri ketikõnd ja kõik see jama on seal väga hästi. See ei ole jätkusuutlik. Me ei tee seda igapäevaselt, ehk me ei tee oma tervisega nagu tegelikult mitte midagi. Et vot need kaks asja, Taavi, miks ma tulen sinu juurde Jaaklisse? Kui ma igapäevaselt teen Paides hommikust õhtuni, mul on siin kõik olemas, siis mina ütlen sulle, ma ei tule, ma lähen mere äärde, ma lähen kuskile võõrasse teise keskkonda, viin need lapsed siit ema isa juurest ära, et nad nutma hakkavad, nad ei saa vähemalt koju tulla, et mina pean nendega seal siis tegelema. Et aga miks sa just niisuguse võrdluse tõid tahast jälle? Piret, sina oled üks, keda ma ei ole suutnud veel vallutada. Teine on korvpalliklubi 7, keda ei ole saanud ka veel Väätsale. Võib-olla, mida ma nagu pakuks, on see, et te saate tulla oma lastega hästi lähedale laagrisse, mis on turvaline keskkond, just sellepärast, mis sa mainisid, et lapsed väga kardavad ööseks jääda kuskil, et siis on see kodu väga lähedal saad seal olla 2, toome näite, reedel tuled, pühapäev lähed ja sa saad väga kodu lähedal turvalises keskkonnas soodsa hinnaga teha siis treeninglaagrit või siis mingid muud asja. Näiteks teeme hoopis sportmängude laagri või teeme diskot või teeme õue mingi mängude laagri. Et sellega ma siin meelitangi kodu lähedal, turvaline keskkond. Kui keegi hakkab nutma, siis ema tuleb järgi. Vaat see ongi see, et millise tee me nagu võtame. Aga... Nagu Riina ütles, et õpilased ei ole harjunud enam pingutama. Et ei ole nagu norme, et on liikumisõpetus ja kõik need asjad on toredad, aga et norme kui selliseid ei ole. Ja siis, kui viimane seminar oli Käärikul, kui ma käisin, oli kaitseressursside esindaja ja siis oli haridusminister kohal istusid kõrvuti kaitseressursside esindaja ütleb, et poisid, kes lähevad sõjaväkke, 70% on parajad lödipüksid. Et ei jõua seda, teist ja kolmandat teha. Aga kui me neid kooli ajal ühtegi asja nende käest ei nõua, nagu mingeid natuke pingutama, mingeid norme täitma ja nüüd järsku lähen sõjaväkke ja seal öeldakse, et Mars-Brassok 3000 või ütleme Cooper test 3200 meetrit, 8 ringi staadionil joosta peaks 12 minutiga ära jooksma. NATO test on vist isegi 17, et enam on selge ees ka käid ära selle. Aga kui sa ei jõua seda ka teha, siis ongi küsimus, et kus me jõudnud oleme. Et lõpuks ongi kõik niisugused, nagu sa ütled, lumehelbekesed ja pingutada ei ole mõtet.
ma tegelikult päris mitu kõnelet puudutasid sama punkti, et noh, ma nagu kuulan õpetajate kogemust, mis on hästi väärt kogemus, sest te oletki seal põllu peal või noh, tegelete lastega, et kui kehalises või ütleme liikumistunnis on ju laps saab nagu öelda, et tal on nagu paha, ta ei taha teha, on ju, siis ta ei tee, on ju. Kas ma matemaatikas võin ka nii öelda või? Et ma ei taha seda harjutust teha, ma ei tee, on ju. Või et kas mul nagu koduülesannet on või ei ole, nagu Arto ütles. Seda ma räägingi, et see liikumistund peaks olema samaväärsete normide või reeglitega, nagu on iga teine tund, sest noh, me siin ei saa üle ega ümber ka sellest riigikaitse probleemist, on ju. Et tõepoolest, et noh, kui me vaatame nagu mustvalgelt asjale otsa, mis sa arvad, mis seal teisel pool piiri on, kas seal on nagu normid või ei ole või et kas see, kes meile nagu vastu jookseb sealt, kas noh, me ei saa sinna üle ega ümber. No. Me peame nagu varem või hiljem tegelema sellega, et need inimesed, meie ühiskond jõuaks liikuda, jõuaks tegutseda, oleks terve. On ju. Ja kui me nagu koolist ja lapsepõlvest või nii-öelda siis noorest east juba sellega ei tegele. Noh, üks asi on kodu, on ju, aga noh, kui me võtame, kui palju nagu laps päevasest ajast nagu siis kodus vanematega veedab ja palju ta siis koolis veedab. Noh, kui vanemad tööl ka käivad veel, on ju, siis päris suur aktiivset aega ikkagi on koolis, on ju, või see kooliprogramm, kus ta seal on ja mis ta seal teeb, on ju. Et see mõjutab ja ma arvan, et siin on tegelikult nagu noh, minu isiklikul hinnangul on mindud niisugust pehmet teed selle programmi muutes, jättes nagu jah, võib-olla keskendudes hästi palju niisuguse tänapäevasele lahendusele, kus on hästi personaalne, mitte sunduslik, mida ei peagi olema sunduslik, aga mis võiks olla nagu pigem teistpidi motiveerivalt selliselt, et sul ongi ma ei tea, on see siis mingid regulaarsed koolide vahelised võistlused või mingid asjad, mis panevad inimesi motiveeritult pingutama või ennast ületama, et ma arvan, et selles osas on nagu päris palju tegemata. Hennek ja siis Pipili. Jälle mõned praktilised näited. Eelmine nädal käisin ühel konverentsil Pelgulinna riigigümnaasiumis. No see konverents ise oli SPIN-programmist, ma ei tea, kas keegi teist on kuulnud siit sellest. Seal õpetavad siis spordi kaudu elulisi oskusi, näiteks sotsiaalsed oskused, probleemsed noored, eks ole. See on üks näide, praktiline, mida saaks tegelikult igas koolis saaks kasutada. Teine asi, mis nad tegid seal oli, nad tegid ise kooliõpilaste aktsioonina rattakampaaniat, et õpilased ise panevad kokku, teevad nädal aega kestva sellise kampaania, kus on kaasatud lapsevanemad, kogu see kogukond lisaks seal on ja siis veerevad täpselt sinna samasse Ironmani starti põhimõtteliselt, kus rannas oli, eks ole. Et sellised asjad on nagu praktilised tööriistad, et me võime rääkida küll, et probleemid lapsed ei liigu, aga mis on päriselt nagu see lahendus ja seesama, ma olen sisuliselt rääkinud sellest samast asjast, et tund nagu päevas võiks olla rahulikult see liikumisõpetus. Ja me oleme natuke proovinud seda poliitiliselt nügida ka, et see ei ole kuskile meile ära ununenud EOK-s või kompetentsikeskuses samamoodi. Lihtsalt natukene on see otsustamatus, et ei julgeta seda võtta, seda vastutust, et üks probleem, millega nad põrkuvad kohe on see, et kui me peame iga päev tegema tunni, et kus neid õpetajaid nii palju saaks, et need töötunnid ära ka täita nagu erinevate paralleelklassidega. Teine asi, kehalised võimed, see on täiesti reaalselt nii-öelda tegevusplaanis olemas, et me tahame mõõta. Ja tugevad näited Soomest ütlevad, et nad on seda circa 10 aastat teinud. Selline testide paneel nagu Move on neil, kus nad mõõdavad joonejooksu, hüppeid, mingeid erinevaid elemente ja me tahame seda sama Eestis ka tegelikult korraldada. Ja siin on jällegi see, et üks asi on see, et ühes piirkonnas tehakse midagi, aga teine asi on see, et riiklikult kõik hakkavad tegema. Et siinkohal ma näen küll, et jällegi Järvamaa või üldse need vallad siin saavad teha nagu tugeva sellise nügimise edasi, et hakkame siit pihta ja hakkame nagu laiendama seda skoopi, et igal pool tehakse siis. Aga nüüd on küsimus liikumisõpetajatel, et kui vastuvõtlikud te olete, et midagi sellist nagu teha ja panna tulemused kirja ja võrrelda neid ja anda siis tagasiside õpilastele. Mul oli ka küsimus tegelikult just nimelt õpetajatele, kui te ei ole nüüd liikumisõpetaja ega treener, et siis te olete äkki lapsevanem.
Muidu öeldakse, et õpilasele ei tohiks väga anda kodutöid, aga äkki me peaksime selles liikumisõpetuses just andmagi rohkem kodutöid. Võib-olla peaks andma kohe igaks päevaks ja neid kuidagi siis niimoodi ka tagasisidestama, et kas teie nagu annate kodutöid oma kehalises kasvatuses liikumises? Ma võin vastata, ma olen kekaõps ka ja siis ma annan. Annad, jah? Ja ma sain ühele 8. klassi tüdruku käest niisuguse kirja vastu, et tegi ära, ütles aitäh kodutöö eest, muidu ma poleks emaga välja läinud. Et see on nagu üks positiivne asi. Et mulle tundub, et minu lastele küll pole antud mingeid väga palju. Minu 13-aastane tütar pole elu siis ühtegi liikumiskodutööd teinud. Aga neid võiks ju anda rohkem. See oleks väga praktiline võimalus tegelikult. Ma just tulin ise selle sama mõtte peale ja mul tuli meelde üks positiivne näide siis koroona ajast. Siin enne oli koroona negatiivsetest mõjudest juttu, et seal ka, eks ole, kehaline kasvatus pidi ka kodus toimuma. Hästi populaarsed olid need videod, kuidas tehti takistusradasid, et esiteks sa pead selle valmis ehitama, mis on juba, eks ole, füüsiline koormus õue vedada asju ja teiseks siis pidid selle läbi tegema ja sellest video tegema ja nii edasi, nii tagasi. Ilmselt, kuna sa tahtsid seda perfektselt ära teha, siis esimese filmimise peale äkki ei õnnestunudki. Võib-olla me võiksime seda isegi, siin on küll omavalitsustel oma koolides ju täiesti. Me oleme võtnud seda, et alati esimestes klassides on rohkem kekatunde, see ju meil osades koolides toimib. Võib-olla kui see pole võimalik, õpetajaid pole ja jõudlust pole ja aega pole ja nii edasi, võib-olla siis tõesti, et leppida kokku, et antaksegi igaks päevaks kodutöö kehalises kasvatuses. Seal on näiteid, ma loodan. Mina olen Krista Rikk-Paida klassiõpetaja, kes on ka kehalises kasvatuses. Et aastaid olen mina kasutanud noor huvisüda. Et see oli selline programm, kus tõepoolest oli neil ka koduülesanne, ta võttis selle tennispalli ja läks korvpalli rõhva juurde ja sai pihta. Alguses ei saanud, aga pärast tulemused olid väga hea. Ma arvan, hüppenööriga hüppamine, see aasta väga hea kogemus, andsime klassidesse, klassides hüppenöörid. Alguses olid tulemused, nad ei osanudki hüpata ja nüüd kogu aeg igapäevaselt võetakse klassidesse 5 hüppenööri ja kogu aeg harjutatakse. Aga mul on küsimus, kas see on teie isiklik initsiatiiv või see on kuidagi kooliprogramm, ikka ainult isiklik, et see ei ole ju kõigil nagu, et kõik peaks nii tegema, et see on lihtsalt teie enda soov ja tahe, mis on nagu hästi positiivne, täpselt. Aga me räägime ju, see on siis super, kui nii on, aga kui me tahame reaalselt midagi muuta, siis peaks ju mingi üldine muutus toimuma, et see on see mure nagu. Et see on nagu hästi hea näide, aga mõtlengi, et oli vaja klassil ennast saada parem tulemus, seda harjutas kodus seda hüppenööriga hüppama. Ei no äge ju, see on ju super tegelikult, kui nii tehakse, et muidugi. See on väga tore. Aga siin tekibki see võrdle võistlusmoment kärgelt. Ja muidugi tekib. Naabris parem olla, nüüd igapäeva elus, et naaber ehitab ühe asja, siis mina teen veel suurema ja nii edasi, et saab hakkas teid maas vaadata. Teine asi veel. Sain esimeses klassis vajanud selle klassile kehalist kasvatust ja tirel. Täiesti loomulik asi, laps tuleb lasteaiast ja juba tegelikult peaks oskama tiremit, aga pooled ei oska. Ja hakkasimegi rahulikult eelnevate harjutuste veeretega ja kõiki õppima ja kui me viimane kord tegime, see oli super üllatus. Nad olid ka kodus harjutanud ja kõik said suurepärase ja hea tulemuse. Nii, et kes said head, ütlesid, et nemad harjutavad veedet parem. Väga tubli. Väga hea näide. No selles mõttes õpetajast, see on vana tõde, et õpetajast ikkagi sõltub väga kõik kogu see suhtumine, mis lastel ka ikkagi tekib minu arvates. No ma ei tea, et kui nüüd eelmine aasta tekkis pallide kampaania platsidel, siis äkki me suudame sel aastal selline ikkagi kehalise liikumisõpetuse kodutööde mingisuguse plaanisid kokku veeretada, võite selle peale edasi mõelda. Iseenesest mul on tõesti väga hea meel, et see arutelu aina enam laste ja noorte peale on meil niimoodi kippunud, sest sealt ju kõik algab ja tuleviku heaks. Kui veel puudutada üht seda mõtet, et kuidas nüüd lapsevanem ei tooks oma last siis kooli ukseni, eks ole, välja, kuidas seda saavutada, kui me võtame veel, ütleme, viimase laste noorte teema. Kas on häid näiteid, kas keegi on selle probleemiga tegelenud?
mujalt ilmast on ja ütleme ka Eestis on selliseid kohti, kus on näiteks keelatud autoga kuskile või vähemalt mingil ajal kooli lähedusse, eks ole, et jäetakse teadlikult see distants ja ma arvan, et seda tulebki teha teadlikult, sest näiteks omavalitsustati me korraldame ka koolitransporti ja muidugi, milline on hea koolitransport? Hea koolitransport on see, mis võtab lapse kodu eest ja pärast paneb kodu ees maha ja pärast ja sõidab ta siis ka loomulikult sinna koolijumaja ukse ette. Ja lapsevanemad on olnud väga pahased, kui laps peab näiteks kõndima bussipeatuseni, sest buss sõidab sealt ju nagunii mööda, miks ta siis peatuda ei või. Ja selle üle küll ongi, et alati asjad tuleb lahti rääkida ja see on üks võimalusi, mitte see ei ole alati igal pool ka kasutatav, kui tegu on väga tiheda liiklusega maanteed ja nii edasi ja nii edasi. See ei ole alati kasutatav, aga seda võiks kui võimalust vähemalt kaaluda ja kõikidel koolimajadel pole ka seda võimalust, lihtsalt peab kusagil see bussi peatumise koht olema ja linnades ei pruugi seal olla ka võimalust, et panen teises linna otsas maha, aga ma arvan, et me pole neid ka piisavalt võib-olla arutanud, et teadlikult ise luua neid distantse, mida peab läbima. Ja lapsevanematest loomulikult suuresti ma ei häbene rääkimast oma isiklikku näidet. Mul oli 2 last sel ajal koolis ja ma olin harjunud hommikuti, kuna ma ju läksin nagunii autoga tööle, siis ma võtsin nad ju loomulikult peale ja viisin ju kooli juurde. Ja ühel päeval oli mul vaja minna siis kas teise suunda või teisel ajal ja ma ütlesin neile, et nad lähevad jala. Üks oli vist umbes, et siis teine oli siis 5. ja siis see suurem hakkas nutma, et tema peab nüüd jala kooli minema. Sellest päevast ma ei sõidutanud oma lapsi enam kordagi koolimajja. Meil tekkis uus reegel, sest ma sain aru, et ma olen täiesti valesti käitunud. Meil oli koolimajani umbes 1,3 kilomeetrit. Häbi mulle, eks ole, aga ma ei saanud sellest ennem aru. Et selliseid juhtumeid, ma arvan, tuleb kirjeldada ja need peaks olema ka igas koolis, lastevanemate koosolekul, kooli, ma ei tea, ja omavalitsuse ühistes aruteludes, kuidas korraldada mingit transporti ja nii edasi. Just ma tahtsin seda, et teisipäeval oli siin Järvamaa arenguseminar, kus olid erinevad töögrupid. Minul õnnestus olla haridusvaldkonna töögrupis ja siis oli vaja mingit kiiret lahendust, et mida me saaks hariduse jaoks ära teha Järvamaa selle aasta lõpuks. Üks mõte oli tuua kokku Järvamaa koolide koolijuhid ja leppida kokku näiteks väärtustes, et oleks kõikidel Järvamaa koolidel ühtsed väärtused. Ühe asjana võiks olla juba, et hakata võidelda nutitelefonidega koolis, et keelustada ära nutitelefon, et kui me teeks seda nagu ühtselt kõigile koolidele ühtemoodi, et meil kõik koolid on selle väärtusega, et võib-olla oleks nagu koos seda lihtsam teha ja täna kohe mitu mõtet nagu on juurde tulnud, et samamoodi neid liikumisasju samamoodi sinna kokkuleppesse panna. Kas siis see, et me ei vii lapsi kooli ette, meil ei jää mingid muud lahendused ja teha see kasutuse kodutööd või mis iganes asju saaksime nagu juurde siduda, et olekski ühtselt Järvamaal kõigil, et kõik saaksid nagu teistelt tuge ja kõik lapsevanemad, kõige hullem on lastevanematega tööd teha. Et just, et lapsevanem mõistaks ka, et nüüd ongi nii, et me kõik hakkame niimoodi tegema. Nii et edu teile siin. Katsu kõik meeles pidada edasi viia ja. Kas kellelgi on veel repliiki või küsimust selle? Eks hakkab tegelikult kodust peale lastevanematest, sest ega esimese, teise või 3. klassi lapsi ei tule väga palju ise selliste asjade peale, mida nad välja ütlevad. Et see on ikkagi kodust tuleb see kaasa. Et nagu Enek ütles siin, et pidi ümber kadaka jooksma, et putru saada, siis praegu ta ütleks, et sa ahistad mind. Eks ole ju? Nagu see restorani paned sinna puuda? No ilmselt ta on restorani asukohta muutnud, aga lapse mõtlemine ei muudaks. Ongi selles mõttes, et see hakkab nagu kodus peale. Ma mõtlen, et meil näiteks spordikeskus ma olen vaadanud, et lapsevanemad toovad lapsed trenni. Ja nüüd ma olen seal mõnega üritanud rääkida, et kuule, et meil on jõusaal seal ja all on ka midagi, et äkki teed ise ka samal ajal. Tuuakse laps trennist, istub kohviku laua taha ja klõbistab arvutit seal või scrollib telefoni. Tund aega istub. Et peaks nagu neid lapsevanemad kuidagi suutma ka sinna paati saada. Ja siin oli see väga õige, mis tuli, et see on nagu väärtustes kokkuleppimine, sest ega lapsevanemad on väga nõudlikud tihti peale ja kui seda pole ka läbi räägitud, see ei pruugi alati olla pahatahtlik. Lihtsalt ta ei ole ise jõudnud selle mõtteni, et see on tegelikult hea, mis talle tundub ahistamisena, et lapsele tehakse liiga koolis. Aga seda, ma arvan, tuleb väga palju ennem kommunikeerida ja rääkida ikkagi. Kuna meil hakkab seminari aeg vaikselt ühele poole saama, ma veel korra teen sellise kannapöörde täiesti
ja võtan selle sporditurismi veel korraks, et mul on väga hea meel tõesti, et me lastest ja noortest pikalt saime rääkida aga hiljuti tuli üks uuring välja või õigemini Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium tellis, eks ole, selle mudeli, mis aitas siis mõõta väga, Ain Alar juba teab, millega tegu on, mis aitab mõõta siis sotsiaalmajanduslikku mõju ühe kultuuri- või spordisündmuse sotsiaalmajanduslikku mõju. Ja sealt lahvatas siis natukene selline pisike, ütleme, niisugune meedia skandaal, et mõned sündmused on justkui ennast nagu rohkem neid numbreid siis paisutanud, kui need tegelikult on. Kas see oli suur löök? Ma tegelikult tahtsingi küsida, et kas on teieni ka jõudnud nagu Ironmanini siis see, ma ei tea, on mõni sponsor küsinud, et kuule, et mis asja sa mulle kokku valetad? Kõigepealt see uuring oli absoluutselt ebaprofessionaalne. Nad ju rääkisid meiega ka ju. Nad tegid meiega intervjuu, on ju. Ja meil kõrval on Konjunktuuriinstituut, kellega me teeme iga aastat, viimased 8 aastat, 2 sündmuse peale neid uuringuid on ju, detailselt nii-öelda küsimused. Ja kui seal küsimused on sellised, millest ei ole võimalik seda sisu välja võtta, siis ma arvan, et see nagu meie jaoks ei ole sellel väga suurt väärtust selle uuringul. Aga meie nii-öelda siis andmed põhinevad siis Eesti Konjunktuuriinstituudil on ju. Ja riik seda aktsepteerib ja tellib tegelikult seda, et meie sündmust see Konjunktuuriinstituut hindaks on ju. Ja selles valguses ja kuuldes ja nähes, olles ise seal juures, kui konkreetselt see kommunikatsiooniministeerium seda intervjuud, nende tellitud siis uuringuagentuur seda intervjuud meiega tegi on ju, siis ma võin julge südamega öelda, võin seda avalikult ka öelda, et see oli väga ebaprofessionaalne intervjuu. Ja selle põhjalt teha uuring ja tulla ja otsustada midagi, siis vähemalt meie sündmuse põhjal või meie laadsete sündmuste põhjal ei ole võimalik. Miks ma seda tegelikult küsisin, on see, et mis on lisaks sellele majanduslikule, puhtrangu rahanumbri mõjule siis veel need mõjud, mida välja tooksid, mis annab üks sporditurismi kihvt suur sündmus maakonnale juurde? Me oleme seda lisaks nõutud Konjunktuuriinstituudi uuringu, mis puudutab siis puhtalt välismõju. Oleme uurinud ka veel nii-öelda kaudset mõju ja need mõjud on päris suured, et kui täna keskendub siis riik meiega koostöös siis sellele, kui suur on käibemaksu osakaal rahvusvahelise külalise poolt Eestis jäetud kulude pealt, siis kaudsem mõju on ju veel tööjõumaksukulu, kõik muud, paljudel korduvkülastus tuleb, on ju, kas seal tekib sealt mingisugused mõju. Need on terve rida erinevaid asju, mida on tegelikult raske mõõta. Aga need mõjud on täiesti olemas. Neid mingil määral Konjunktuuriinstituut on suutnud olemasoleva data või info pealt nagu hinnata. Need andmed on meil ka olemas, on ju, et kuigi tahab, võime jagada seda, on ju. Aga see mõju on circa, lisaks selle käibemaksu mõjule suurusjärk 30% juurde, mis jääb nagu riigile või tuleb riigile või siis sellele kohalikule kogukonnale. Et me räägime täna nagu siis rahvusvaheliselt mõjust nagu Eesti riigile. Järvamaa mõistes me saame rääkida seda, et väljaspool Eestit siis Järva maakonda tulevad nagu külalist või nagu siseturismi. Suures plaanis on see sarnane, lihtsalt võib-olla mastaabid natuke teised, on ju, aga see mõte on ju selles, et me teeme Järvamaal midagi ägedat, mingi ägeda sündmus, on ju. Me lisaks kõigile muudele väärtustele saame selle turismi siis tegelikult kohalikule majandusele või ettevõtetele mingit lisatulu, mis lõpuks jääb Järvamaale. Kas poliitikute seas käis kohe selline kirjavahetus, võtame nüüd nendelt sündmustelt? Ma selles ringis ei ole, kus see kirjavahetus käis. Aga ma olen nagu selles mõttes küll väga nõus ja vaadake Järvamaal, me oleme siin nagu kahtepidi. Ühelt poolt on see nii hea, et me oleme keskel ja siia on vähe maad. Aga teisalt see ei anna iseenesest siiski veel seda eelist, me peame kogu aeg pingutama. Vähe maad küll, aga ikka peab olema põhjus tulla ja ka tagasi tulla. Et siin on nüüd nagu 2 asja, et minu arvates on sporditurismil vist sellist 2 põhisuunda. Üks on see, et inimesed tulevad vaatama tippsportlasi, kes võistlevad. Seda juhtub meil harva, aga vahel siiski meil on siin jalgpallid ja võrkpallid juba ja rahvajooks ja võib-olla tullakse ka vaatama vahel. Mida rohkem, seda parem. Motospordis on see nüüd, meil on ju suur sündmus ikkagi täiesti, kus tullakse vaatama. Aga teine pool on rahvasport.
ja rahvasportlane küll, temal pole kiiret pärast kuhugi, et tema tahab veel ringi vaadata ja mida me oleme ju kohalike sündmuste puhul kasutanud, on ka see tagasimeelitamine, et kohalik ettevõte, näiteks Türi seikluspark või ma ei tea, muuseum annab oma kinkekaardi, mis ei lõpegi järgmisel kuul ära, vaid saad ikka tulla veel. Inimestele on ju omane, et ma sain mingisuguse sellise asja, et peab ära kasutama. Vahel ikka juhtub, et tuleb tagasi. Nii et ma usun, et neid võimalusi on, et aga maine, võib-olla selline maine kujunduslikult on ta väga oluline, et ma arvan, et me Järvamaal võime ka raha lugeda, mis siis nagu tuleb ja kindlasti see on ka mõju, aga võib-olla see maine kujundus on selline, mis nagu toob ka selle külastuse ja rahalise kasu pigem, et teadvustada, et Järvamaa on ja lähedal on, saab ruttu ära käia ja ägedaid asju teha ja näha ja vaadata. Nii et on ruumi areneda meil. Minu pakkumine on teha lõpuring ja ma teen selle panelistide vahel. Kõiki teid ei jõua küsitleda. Mis tänasest päevast kaasa võtad meelde jäi paari sõnaga? No lisaks nostalgilisele asukohale tegelikult mulle siiralt meeldib, sest kõik need inimesed, kes siin saalis on tegelikult need sädeinimesed siin samas Järvamaalt või ka kaugemalt. Et ma tahaks teile suur aitäh öelda, et oma tööd teete igapäevaselt, sest see on jube oluline. Ilma selleta nagu liikumist ei oleks ilmselt Järvamaal. Palun, Henek. No ma ei oleks tutvunud Järvamaa arengukavaga, kui ma siia sattunud täna. Ja mulle meeldis, et ma leidsin sellise uudse sõnumi sealt ärksad inimesed. Et nüüd ma nagu pean kogu aeg siis Järvamaa elaniku väga ärksaks, ehk siis tahaks tagasi tulla ja neid ärksad inimesi näha. Infot tuli küll palju, mõtteid tuli ka palju, aga võib-olla mis mulle endale kõige rohkem meeldis, oli see Mati etteaste, et see kuidagi väga hästi tõi esile neid meie probleeme ja kuidas me saame hakata vaikselt liikuma selles suunas. Et mulle meeldis kõige rohkem tänases Mati ettekanne. Mina kõik ettekanteid küll ei kuulnud, osasid seina tagant ja osasid pean ilmselt järele vaatama, kui see võimalus on. Aga võib-olla see, et nägite, või vähemalt praegu siit tuli nii palju ideid, mida on võimalik edasi arendada, et Sihtasutus Järvamaa muidugi tahab olla hirmusasti eestvedajaks, aga me oleme siin üsna sellise väikese seltskonnaga, et me pigem oleme selline, koondame kõiki neid Järvamaa tegusaid inimesi, nii et siin ma näen küll seda, et kui me nüüd siis mingi palli õhku viskame, et tulge siis kõik kaasa nende heade algatustega, et siis ju need muutused juhtuvad, et kui jääte ainult meie peale lootma, siis ei pruugi seda siiski, et see on selline koostöömoment, et me oleme koostööasutus Sihtasutuses Järvamaa ja muutused juhtuvad ka ainult siis, kui paljud inimesed seda tahavad. Ja siin neid juba paistab olema. Tõesti suur aitäh selle koostöise arutelu eest, samuti mitte ainult panelistide poolt, vaid ka teie poolt, kes te lisasite oma repliikide ja küsimustega siia seda põnevust. Aitäh, teeme panelistidele aplausi.